Järgmine Euroopa Liidu tähtis institutsioon on Euroopa Komisjon. Seal ootab Johannest ees oma mees, eurovolinik Siim Kallas. Hey, sorry. I'm looking for a man from Estonia. His name is Siim. Do you want to accompany him? You must be looking for the vice president. Maybe, yeah. Perhaps. Well, I hope this is very important. So if you go this way, Yeah. down the corridor, and then it's going to be on the left. Okay, Stay thank low. you very much. I will. You're welcome. Tere! Jõudsin Siim Kallase juurde just. Tore. Küsimust Euroopa Komisjoni kohta. Millega tegeleb Euroopa Komisjon? Tegelikult tegeleb Euroopa Komisjon sellega, milles liikmesriigid on kokku leppinud. See kõik hakkas peale sellest, et Euroopa riigid otsustasid, et aitab igasugustest tollimaksudest ja piirikontrollidest. Need likvideeriti, siis kehtis 10 000 erinevat seadust, erinevat reeglistikku ja need kõik ühel hetkel likvideeriti. Ja nüüd vastavalt siis Euroopa Komisjon peab näiteks jälgima, et kõikidest nendest reeglitest ka ausalt kinni peetakse, mis kokku lepiti. Nii-öelda on ta Euroopa Liidu täidesaatav asutus, kes tegeleb nende reeglite jälgimisega ja elluviimisega, milles liikmesriigid on kokku leppinud. Kas volinik esindab ka Eestit? Mina esindan Eestit nii palju, kui et ma pean hästi oma tööga hakkama saama. See tähendab, et tegelikult mina ja esindan ikkagi Euroopa Liitu, ma olen selle kohta andnud vande, et ma sean Euroopa huvid kõrgemal oma riigi huvidest, aga mis on muidugi nii ja naa, see tähendab, et kui eeldatakse, et ma peaksin võitlema Eestile määratud suhkrutrahvi vastu. See on ülivalt ebaeetiline ja seda peetakse väga halvaks tooniks. Samas, kui ma näiteks räägin, missugused on Eesti seisukohad või rahva arvamus ühe või teise asja kohta, siis see on jälle teretulnud. See õlleks me olemegi siin, et me toome erinevaid nägemusi erinevatest riikidest, aga otseselt mina ega ükski teine Euroopa Komisjoni liige mingeid korraldusi oma maade valitsustelt vastu võtta ei saa ega ei tohi ega ei võta ka. Kas Euroopa Komisjoni võib võrrelda Euroopa Liidu valitsusega, et kas nad on mingisuguse moodi sarnased? Ta on rohkem, võiks öelda, et ta on täidesaatev asutus. Valitsus on ka täidesaatev asutus, aga ühe rahvusriigi valitsuse volitused on märksa laialdasemad ka ja võimalused on märksa laialdasemad. Nii et ta on ikkagi ühe rahvusvahelise organisatsiooni täidesaatev asutus. ÜRO-l on selleks sekretariaat, Euroopa Liidul on selleks komisjon. Nii et valitsuse võimalused ja mõjuvõim on märgatavalt suurem. No, teatavasti on Eestil üks suur mure, et Euroopa Liit tahab kehtestada sellised eurostandardid, et meie ei saa enam räime püüda, et võrgusilm muutub liiga suureks. Et kas Euroopa Komisjon tegeleb ka selliste muredega? Euroopa Komisjon on väga mures, et kala püütakse merest välja ja kalavarud Euroopa ümbritsevates meredes vähenevad ja mõned kalaliigid on tõeliselt hävimisohus, näiteks ka eestlastele väga armas angerjas. Ja selle tõttu üritab Euroopa Komisjon riikide ülesandel igati piirata hävimisohus olevate liikide väljapüüki. Ja seal on see konks, et millest see häving peale hakkab, on see, kui välja püütaks liiga väike kala. Nagu näha, võib suureks probleemiks saada selline näiliselt väike mure nagu võrgusilma suurus. Euroopa Liidus võib selline mure jõuda lausa Europarlamenti. Selle aga õnneks paneme meie ise kokku ja saadikuid saame valida üle terve Euroopa. Nagu näiteks Ari Vadanen, vana rallisõitja on soomlane, aga parlamenti on valitud hoopistükkis Prantsusmaalt. Kuidas on see võimalik?